nii, siit tuleb minu 2026 haul ehk et asjad, mis ma olen ostnud. Oh my god. Ma vaatasin nagu oma kuluaruandest, kus mul on kirjas. Ja no üks asi oli üks must aplikatsioonidega kampsun, mis mul on talveasjade seas, mida ma ei saa näidata. Mul on kuskil ära pakitud. Ja seal oli mingeid asju, mis olid nagu siit vist on ära, osad ma olen äkki juba ka müüki pannud või midagi, paar tükki, aga no ütleme, ma arvan, mingi 5-10 asja võib siit veel puudu olla. Aga põhimõtteliselt jaa, viimane ost on siis sandaalid. Olen väga rahul, kuigi see on nii naljaksed pildid. Selle tooni nimi on Tobacco ja see peaks olema tubakatooni pruun ja tegelikult on pigem nagu siuke kakiroheline. Aga jaa, mulle meeldib, et on vahelduseks teise lõikega ja väga mugavad on. Ja mulle meeldib, et ma ei ostnud neid 2 rihmaga sandaale. Aga need on üks selle aasta kallisost. Siis teine selle aasta kallisost on siis jope, mis ma ostsin mingi kaubamajast mingisugusel. Lihtsalt läksin pärast tööpäeva lõppu ja sattusin selle jope otsa ja siis kuna mind näirib see, et kõik jopad on väiksed, siis ma kaalus juurde võtnud, siis ma mingi ostsin selle ära. Mulle nagu meeldis. Siuke vihma nagu jope. Aga häda on selles, et ta on kuidagi siit nii suur ja siis kuidagi nagu kotte nii pahad asju teab ja nagu hästi siuke nagu siuke imelik, siuke libe materjal. Ja siis kuidagi ma ei tea, aga noh, tegelikult on siuke nultsik ja kusjuures väga palju nagu komplimente olen saanud selle eest. On naljakas. See on alati, ma ei saa sellest aru nagu mingid asjad, mis mulle endale meeldivad. Nende eest nagu ei saa komplimente sageli, aga need, mis nagu mingi enda jaoks on suht suvakas. Ei noh, see oli nagu teine jope nii, aga jah. Ühesõnaga, see oli siis mingi kas peaaegu 300 €. Siis jopedest veel ja väliasjadest mingi sellise Kolumbia tuuleka ostsin milleski Humanast ka kevadel. Täpselt siuke, ma ei oska öelda, mis, aga ta midagi temas väga meeldib mulle ja ta on nagu nunnu, ma olen temaga päris palju käinud. Ja ta on siuke ilusat värvi nagu siuke kiti värvi. Kapuuts on ka. Ja ta on niuke mõnus, ta on mingi puuvilla ja nailoni segu. No mingi 90s vist see Kolumbia ja siuke väga heas korras. Ja mulle meeldib, et siuke retro ja kuidagi cool ja nunnu. Sellega ma täitsa palju käinud. Siis väliasjadest võib-olla veel on siis see muts, mis on tõesti väga hea. Sellega ma olen juba palju käinud ka. Aga siis võtame ette teksapüksid. Ostsin ühed siuksed pikad, alt laiad, helesinised, mida ma ei ole põhjust kandnud, sest need on sealt laste osakonnast. Ja nad on ikka nagu liiga väiksed, ma ei tea. Siis on teised, samal ajal ostsin nendega, ma olen päris palju käinud, hallid. Aga ma ei tea, kuidagi esiteks on ikka nagu natuke tunne, et liiga väiksed. Ja siis kuidagi nagu, nad on nagu hea, nad on kõrge vöökohaga, aga siis nad tõmbavad mu kõhu nagu mingi, no mul on praegu ka mingi see päevad, siis mul on nagu see endopelli. Üks viimase ost on veel, on see, teeme flashi siin kohe. On need mingi suvaline H&M-i alelt mingi bikiinitopp nagu. Sest ma vaatasin, et sobivad hästi mu nende, et tahaks mingit nagu teistsugust. Mul on kõik väiksed, et need sobivad hästi mu nende tumesiniste pükstega, ma mõtlesin. Ja on nagu midagi uut. Sest mu teised on nagu kõik väiksed ja pitsitavad. Nii. Ja siis ongi teksadest veel need lühkarid, sinised. See on ülimugavad stretchiga nagu lühkarid. Ja siis on veel hallid ka samasugused. Millega ma olen mõlemaga väga palju käinud juba. Need on väga hea ost. Siis, kui minna siit nüüd järgnest, on siis pükskostüüm. On siis see, mis ma ostsin Psycho Vintage'ist. Siin filmi peal ta jääb siuke nagu sinisem, ta on muidu nagu rohkem siuke petroolium. Aga see on ka mingi väikse stretchiga kangaseni. Ja püksid tegin ümber, sest nad olid liiga suured ja keegi oli neid kunagi teinud nagu suuremaks, siis mina tegin nagu tagasi väiksemaks. Ja no täitsa okei on, aga no võib-olla ikkagi nii äge ei ole, kui ma nagu alguses proovisin. Järgmiseks kleidid. Siis see kleit on
mida ma olen kandnud juba, mis on väga tore. aga ikkagi, kui on päris palav päev, siis ta on ikkagi mingi sünteetika segu oli minu meelest, kas mingi linase ja mingi asja segu. ta ei ole kõige mõnusam palava päevaga. siis oli see, mis on väga sihuke 2000-ndad linane kleit. mingi sihuke triibuline veits kangas. ja ma ei tea, mis ei ole üldse minulik, see on sihuke nagu tädi kleit mõnes mõttes. aga mul midagi oli, et tundus, et äkki on äge. ja siis ostsin. ja ma ei tea, ma nagu ühe korra olen käinud, ta on nagu täpselt paras mulle. aga ma panen selle äkki korra selga, aga kuidagi nagu ma ei tea, ei ole ikka võib-olla midagi erilist. nagu sihuke kleidike. no okei, mul on praegu teksapüksid all, siis nagu on sihuke, aga ma ei tea, kuidagi ikka nagu vist nagu liiga tädi. või kuidagi ei mõju coolilt, kuigi ma üritasin kanda nagu mingite nende tossudega ja nii, aga minu arust ongi see, et noortel tšikkidel, kui mingisugused asjad seljast mõjuvad coolilt, aga kui mina panen, siis ma olengi lihtsalt tädi nagu. muidu ta on nagu hästi tagantest ilus, no mul on praegu siin need teksad all, siis ta kuidagi kisub, aga ta on nagu hästi paras. mõtlesin just, et et hea kontoris käia nii. aga ma ei tea, minu arust siuke tädi kleit kuidagi, ma ei tea. nii. võtame selle ära. ja siis kolmas kleit on see, mis ma hiljuti mingi shoppamise isu oli konkreetselt, see on see lilla, alguses vaatasin, et siidega töötab viskoos, mis on liiga suur number, aga mis ma ostsin sealt Psycho Vintage'ist ka. no mida ei oleks pidanud ostma, aga no ostsin. siis, üks kleit on veel, mida ma ei ole kordagi kandnud, mida nüüd äkki võiks kanda. on siuke, aga ta on tegelikult huvitav, ta on nagu nats rinnust kitsas. ma nagu toona ostes ei saanud, selle Umanast leidsin mingi 3 euro päeval, aga jah, siuke puuvillane nunnu kuidagi, siuke kihvt nagu teistsugune värv. siia sisse tuleb meelde, et ma nägin, vaatan praegu aknast välja oma magamistoknast, et kui ma ennem läksin rattaga linna, siis Roomet Jakobi tuli vastu, oli mingi soni peas ja oli kuidagi väga, ma ei tea, kas kurja või siis nagu väsinud olemisega. ja nüüd tulevad igast bluusid. selle bluusi, mis on mulle väga väike, aga mida ma ei suutnud jätta poodi, sest see on nunnu mingi siukeste nende satsiga, vaata siuke. ma ei tea, vaata kuskil pildi peal ma olen pannud nagu. et no ma ei tea, ühesõnaga ma ei oleks pidanud ostma vist. siis on see CD bluus, mis on siuke eriline nagu kihvt toon ja kõik, aga see nõuab kuidagi väga stiilset kandmist, on siuke hästi pikk. ja ma mõtlesin isegi, et äkki ma teeks seda kuidagi lühemaks, et siis teeks siuke nagu jakilikum natuke. ja siis ma ostsin millestki, mis on väga huvitav, ta on mingisugune sheedi ja ma ei tea, mäleta, mis asja, segu atsetaadi või mingi siuke valge bluus, elegantne. mulle tundus see nii cool, et mingite teksadega, tal on siin niisugused detailid nagu nöör siuke, minu arust nii ilus, aga ma ei ole seda tegelikult kordagi kandnud. ma ei teagi, ta on nagu väga kena, aga kuidagi ta paistab läbi ka ja ta on siuke lofa ja siis kuidagi ma ei teagi, miks. võiks põhimõtteliselt töö juures kanda, aga ei ole. siis on see CD bluus, see lilla, mida ma ei ole ka põhimõtteliselt vist kordagi kandnud. aga ta on ka nagu huvitaval kombel, ta on nagu liiga pikk esiteks, ma mõtlesingi, et peaks lühemaks äkki tegema. ja siis ta läheb kuidagi, kui ma peale panen, siis ta jääb nagu imelik. ja see on huvitav, et ma mõtlesin nii minu värv, aga tead ei ole kandnud, muidu siuke hea paks siid. ja siis oli veel üks vintage asi, oli see mingi jakike, mis mulle kuidagi meeldis. aga kõik teised ütlevad, et see on õudne, kui ma näitan. aga mulle tundus, et see on cool. no vot just niimoodi a la mingisuguse teksalühkaritega. noh, mitte nagu niukse mingi, ma ei oska öelda, mingi tädiriietusega, see ei oleks hea. aga niimoodi erilise, nagu teist ootamatu kombinatsiooniga. siis ma ostsin millestki ka Humanast siukse CD bluusi. aga ma ei ole seda kandnud, mulle tundus see nii ilus sinine. Siuksed suured nööbid ja nii. aga ma ei tea, kuidagi äkki, ma ei oska nagu, ma ei ole seda osanud mingi asjaga nagu coolilt kanda. aga ta on nagu tõeliselt äge, tal on nagu see
sisse kootud nagu sihuke muster siid. Et mitte nagu muster värviga, aga šakaarmuster ühesõnaga. Nii ilus. Aga milleks seda kanda? Ja ma ei ole isegi kindel, et see nagu sobib mulle väga või kuidagi. Siis on sihuke H&M-i linane bluus, mille ma just kevadel ostsin, et suvel. Et see oli kuidagi nii ilus, kui mul olid nagu need hallid teksad, mis ma sealt ostsin pikad. Ja siis see ilus varrukas on nii. Aga lõpuks ma ei ole seda kandnud. Aga ühe korra vist kandsin kuskil mingil Marko juures mingil peol, perepeol. Aga kuidagi, ma ei tea, H&M-iga on see häda vahepeal, et nagu minu meelest on sealt hea osta nagu basic asju. Ongi mingi T-särke, teksasid ja dressikat, aga mitte nagu asju, mis on kuidagi nagu sa võikski öelda, et ta on basic, aga ta on juba nagu mingi ikkagi tegumoodi ja mingi muster. Ja siis need asjad minu meelest mõjuvad seal alati nagu siuksed lõpuks. Ma ei tea miks, aga see asi on kuidagi nagu nii tore, aga millegipärast ma ei kanna. Ma on see ka, ma tahaks, et ta käib nööbid ees, aga ma tahaks tegelikult kanda niipidi. Ja ma olengi kandnud niipidi, aga siis see krae on veits nagu kägistab. Aga kuidagi ma ei ole kandnud nagu liiga tavaline ka või kuidagi. Seda ma olen päris mitu korda kandnud, mis ma ostsin Humanast, siuke anorakku bluus nagu. Aga tead, mul tekkis mingi hetk, see assotsieerib mul väga mingisuguse nõukogude sõduriga. Ja siis ma enam ei tahtnud, ma ei tea. Mul hakkas nii vastu, ma peaks just selle maha müüma. Aga siuke hästi mõnus nagu puuvilla satiinist, nagu siuke nuntsik. Ja minu arust see isegi nagu väga ei sobinud mulle, kuigi ma siin praegu vaatan, et nagu täitsa hästi sobib, aga ja kandmise ajal ei sobinud nagu väga. See oli ka mul mingisugune tunne, et nii äge mingi vintage asi. Siuke peplum bluus. Aga ma ei tea, nüüd näitan, kuidas ta mul seljas on. No ei ole hea mu meelest. Nagu ei ole kuidagi eriline. Nagu natuke ka minu meelest nagu liiga nagu mingi nende lühkaritega isegi võib-olla on okei. Aga natuke nagu liiga ümber. No mul on muidugi võiks mingi parem rinnahoidja olla all. Aga ma ei tea. Kuidagi nagu võib-olla nende just nende selliste lühkaritega. Aga ma olen nagu ise ikka vaata siuke tädi juba. Et see just mõjub imelikult. Ei mõjub coolilt, mõjub nagu kohtlaselt. Minu mõelest. Ma ei tea. Siis on lihtsalt üks hall T-särk H&M-ist, mida ma olen päris palju kandnud juba. Lihtsalt oli hea siuke kaldiline siuke. Siis siuke dressikas H&M-ist, mis ma nagu olen ammu tahaks mingit, mul on üks helehall ja muud mingid vanad, aga tahaks mingit uut dressikat, et mis oleks nagu mingi värviline ja võib-olla mingi pilt. Aga ma kunagi ei leia nagu mingid normaalsed pilte, et need nagu liiga siuksed igavad pildid, aga see oli mingi Monet'ga või siuke. Aga austus ma ei ole seda väga kandnud, kuigi see sobib mulle. Ja siis, kui ma olen kandnud, siis täitsa nagu kuidagi kena on. No põhimõtteliselt nagu on okeid, jah, osta, aga seda roosat bluusi näiteks ma ei ole jällegi kandnud üldse. Siis on sealt Intimissimist tellisin nagu. Ma olen ammu tahtnud proovida ja siis ma kuidagi olen nii palju näinud neid, et need on need õhukesed mingid kašmiiriga vist mingid bluusid. No lihtsalt nagu aluspluusid. Ja siis mul on nagu üks siuke tumesinine. Siis on must särk. Hästi nagu hea õhuke. Ja siis on nagu, kui ma tellima hakkasin sealt, siis seal oli siukene roosiline ka ja see tundus mulle nii äge. Et nii cool. Aga ausalt öeldes, no ma olen seda roosilist nagu kandnud. No see mõte on just see, et paned kuskile alla ka nii. Aga lõppkokkuvõttes ma ei tea, see nagu minust ei näe mul väga cool välja. Et jällegi ma olen nagu siuke tädi. Ma just täna mõtlesin, et kas ma peaks äkki mingi uue soengu lõikama või. Et kuidagi mingid stiilid nagu ei sobi siukse tavalise soenguga, siis ma olengi tädi. Et kui oleks mingi edgy soeng, ma ei tea ka mingi sirge pop, et siis võib-olla need asjad sobiksid nagu, oleks coolid need siuksed veits retrod asjad. Aga ausalt öeldes jah, ma tean, see töökaaslane Maarja ütles, ma olin talle rääkisin, et issand, kui mõnus, et nii mõnus pehme õhuke ja ime mõnus, sest tema on ikka nagu,
suhtub skeptiliselt sellesse Intimissимisse, no see on Itaalia bränd. Ja ma mäletan ka, kui ma kunagi Itaalias elasin, siis ma ka vahel käisin seal ja ma kunagi nagu ei ostnud. No see on pesubränd põhimõtteliselt, onju. Et mul nagu ei istunud lõpuks need asjad tegelikult. Et ma nagu läksin proovima, aga ma ei ostnud kunagi midagi. Ja nüüd ka ausalt öeldes jah, no oleks põhimõtteliselt võinud ostmata jätta, aga no sain ära proovida. Aga esiteks mul vist võiks kõik asjad olla number suuremad. No sellist pool läbipaistvad, aga noh. See tumesinine isest on ka, noh, ta on okei, aga nad kusjuures juba on toppiline, ma pole ühte hooaegagi kandnud. Et selles mõttes ma ei tea. Aga siis on üks American Vintage on üks bränd. Ja selle üks bluus, mis mulle väga meeldib, mis on valge, siuke lihtsalt dressikas nagu, aga seest siuke ülipehme kuidagi, puuvillane ja lihtsalt siuke igapäevane ja sellega ma olen väga rahul. Seal isegi müüdi tumesinist ka, ma mõtlesin, et ostaks selle ka, aga ma ikka ei ostnud. Siuke veits nagu lühem. Selle ostuga ma väga rahul. Selle ma tellisin sealt Boostist mineski ja ma olen päris palju kandnud. Ja siis 2 seelikut, aga tegelikult mul oli seal kirjas ka mingi punane seelik, aga ma absoluutselt ei mäleta. Mis punane seelik? Aga jah, see mingi, mis peaks olema 100% siid, aga mina ei usu. Tootel on sees kirjas, et 100% siid, aga see ei ole siid, mina ütlen teile. See on kindlalt mingi asi sees. Aga jah, see on siuke siis nagu, ma ei ole seda kordagi kandnud, sest see on mulle ikkagi vöökohast väike. Ja no ma loodan, et ma võtan alla mineski, sest tal on siuke sidus siin ees nagu. Et saab nagu, ma vist saatnud pilte äkki. Siuke sidus, nii. Ja muidu cool lühik ja siis on siuke see sidrunikollane, mis ma ostsin nii, et ta oli nagu liiga väike ja siis ma mõtlesin, et ma ei tea, ta on nii ilus, et äkki ma kuidagi saan. Ja siuke nagu hästi ilus kangas, siuke nagu tikand on siin peal ja siis kuidagi siin on veel mingid paelakesed ja ma ei tea, see nägi nii cool välja, kui ma panin mingite teiste nende humanast ostetud asjadega väga siuke moodne, aga ma ei ole nüüd seda lõpuks kandnud, sest ta on väike. Ja siis humanast selline juukseklamber, mis on ülilus minu meelest. Aga no ma ei saa seda väga nii panna, ma ise ei näe seda väga. Et kui ma panen seda kuskile tahapoole, siis ma ise kahjuks ei näe. Aga kuskile üritusele või nii minna, siis just väga ilus. Et ei ole veel kandnud, aga just kannan. Ja siis ma ostsin talvel mingi 3 paari põlvikuid merinoga ja puuvillaseid. Ja siin ühed on nagu Boostist ostsin, ma avastasin põlviku häkki, et laiade pükstega. Või üldse talvel. Et sukapüksid on nii kahistavad, aga põlvik on nagu väga hea. Ja need on väga head, ma väga palju kandsin. Siis ma ostsin lihtsalt, mis on minu mingi basic rinnahoidja, ma kogu ostan Lindexist siuke sportlik üks. Siuke soonik nagu. Selle ostsin uue, sest ma kannan põhimõtteliselt nagu, ma lihtsalt ainult seda põhimõtteliselt kannangi. Terve talve otsa, tavaliselt. Ja siis ma ostsin nüüd 2 paari, siis tahtsin seda, just seda virsikutooni, mis on ülinunnu, mulle väga meeldib siuke pitsiga ja siin keskel on see. Ja ma olen suvel päris kogu aeg kandnudki ühesõnaga seda. Ja siis teise veel helesinisega, vahepeal kannan helesinist. Vot, see on põhimõtteliselt mu haul, ehk et ehteid ma ei olegi ostnud see aasta ühtegi asja rohkem kui see juukseklamber humanast. Vau! Eelmine aasta ostsin Pilgrimist, sügisel. Ostsin mingid rippuvad küll. Ehk et poole aasta jooksul ma nüüd ei ole ostnud ehteid. Ja siis jalanõusid ka ei ole rohkem kui ainult need Birkenstocki sandaalid nüüd. Ja ei pea ka ostma vist, sest mul need talvesaapad kõik käivad veel. Ma tahaks küll mingid nagu tänavakingi. Et ma ei peaks kogu aeg käima nagu mingi tossude või saabastega, vaid vahest tahaks kingadega vahel. Aga mul meeldivad igast need loaferid, aga mul ei püsi jalas. Ma peavad üldiselt olema kingadele hästi kas mingid pandlad või nöörid, sest mul on nii kitsas jalg, et ma pean saama nagu reguleerida kokku. Et tavalised laiad, tavalise inimese jaoks tehtud nagu loaferid on
sa ei saa ju reguleerida, sest need ei seisa mul jalas üldiselt. ja jah, et vot sihuke hool oli praegu. Et ikka päris palju on asju Humanast just ka, mida ma ei kanna tegelikult ja second-handidest ostetud. Ja pigem isegi need, mis on poest ostetud, nagu neid kannan, huvitav. Ja siis ma vaatan, et Margus Lokk läheb seal ratta peal, soni peas. Siit Tiigi tänavalt ikka elu keeb nagu. Ma olen selle Tartu elu epitsentris. Vot sihuke hool nagu. Aga siin kapis on teisigi asju, mida ma olen varem ostnud, aga mida ma ei kanna. Ja jah. Selle ma vist ostsin ka ükskord, mis mul oli seal, et mul oli lihtsalt, mul ei olnud nimeliselt kirjas, ma ei osanud seda välja võtta, aga oli sihuke kakivärvi puuvillane lihtsalt. Ma olin ise ülirahul alguses sellega, aga kuidagi imelik on, see nagu isegi ei sobi mulle väga. Ma arvasin, muidu mulle nagu kaki sobib. Aga et see pluus ei ole kuidagi väga hea. Ma just mõtlesin, peaks selle maha müüma. Et huvitav. Võib-olla nüüd praegu suvel mingi, kui ma olen nagu päevitud, äkki tegelikult nüüd saab kanda. Aga jah. Siuke asi nagu, siukseid asju olen ostnud siis kokku. Ja päris palju. Selline 20-minutiline haul minu poolt siis. Võib-olla ma saadan need mõtisklused asjadest nagu hiljem, et video ei läheks liiga pikaks.